Tere taas! Siin on siis füüsika soojusõpetuse arvutusülesande lahendamine. Siit saate teada, kuidas peab arvutusülesannet vormistama ja kuidas üldiselt seda lahendada tuleb. Ülesanne on järgmine. Kui palju energiat eraldub 3 kilogrammi vee aurustumisel temperatuuril 100 kraadi Celsiust ehk vesi on juba keemistemperatuuri juures ning temperatuuri tõstmiseks energiat ei kulu. Energia kulub ainult keemiseks. Nii, mitu kilogrammi etanoli on vaja selleks põletada, kui kasutegur põlemisel on 0,5. Mis tähendab, et kogu põlemisel eraldunud energia ei kulu keemiseks, vaid selleks kulub ainult pool. Ning pool läheb lihtsalt kaduma. Paneme kirja andmed. Meil on antud veemass MH2O, mida tuleb välja aurustada. Ja see on 3 kilogrammi. Kui mass on antud grammides, kui mass oleks antud grammides, siis tuleks seda teisendada kilogrammideks. On antud vee aurustumissoojus LH2O, mis on 2,3 megajouli kilogrammi kohta. See tähendab, et 2,3 miljonit jouli kulub 1 kilogrammi vee aurustumiseks, loomulikult 100 kraadi Celsiuse juures. Järgmisena on meil antud etanoli kütteväärtus, mis on 27 megajouli kilogrammi etanoli kohta. Kui põleb 1 kilogramm etanoli, siis selle 1 kilogrammi etanoli põlemisel eraldub 27 megajouli soojusenergiat. Nii, kasutegur on 0,5. 0,5 on siis 50%. Mõlemad variandid sobivad nii protsentides kui ka suhteväärtuses. Meie otsime, kui palju energiat kulub aurustamisel ja kui palju etanoli kulub selleks kilogrammides. Paneme kirja valemid. Kõigepealt paneme kirja aurustamiseks vajalikku energiavalemit, mis on Q aur, võrdub L antud juhul H2O korda M H2O. Seejärel paneme kirja põlemisel eraldunud energiavalemit. Q põlemine on R etanol ehk etanoli kütteväärtus korda M etanol. Palun ärge ajage sassi masse. Küll mass on mass, aga esimeses valemis on veemass ja teises valemis on kütuse etanoli mass. Järgmisena on vaja kirja panna kasuteguri loogikat. Ehk meil on vaja valemit, mis seletaks, kuidas jagunevad energiat. Me teame, et Q põlemine on 100% ja Q aur on ainult 50% Q põlemisest. 50% Q põlemisest läheb kaduma. Paneme siis kirja, et Q aur on ainult pool
kuu põlemisest. See on siis kuu põlemine korda kasutegur, antud juhul 50%, 0,5. Kirjutame seda valemit lahti ka. Kuu aur on see osa siin, ehk LH2O korda MH2O võrdub kuu põlemisega, mis on see osa siin, R-etanool korda M-etanool ja korda kasutegur. Nüüd sellest valemist saame leida vajaliku otsitava etanooli massi. Nii, M-etanool las jääda võrdusmärgist ühele poole. Nii, ja siia tekib meil jagatis. M-etanool jääb oma kohale ning ülejäänud osad, mis on R-etanool ja kasutegur, peavad minema üle võrdusmärgi teisele poole. Teisel pool on juba olemas vee kütteväärtus, see on vee aurustumissoojus ja vee mass, need jäävad omale kohale, LH2O ja MH2O. Aga nüüd etanooli kütteväärtus ja etanooli põlemisel eraldunud energia kasutegur lähevad siis üle võrdusmärgi. Ja vaata, kui siin pool näiteks kasutegur on korrutaja, siis üle võrdusmärgi jõudes saab ta jagajaks. Nii et kui siin oli kasutegur korrutaja, siis üle võrdusmärgi jõudes saab ta jagajaks ja kirjutame seda alla. Nii, ja R-etanool on samamoodi, kui ta on siin korrutaja, siis siin on ta juba jagaja. Olemas. Lõppvalemid, mida me kasutame, tõmbame ühe joone alla. Ehk siis meil on küsitud kuu aur, siia tõmbame ühe joone alla ja M-etanool, siia tõmbame ka ühe joone alla. Nii, ja kirjutame lahendus. Kõigepealt kuu aur oli meil küsitud. Ehk kui palju energiat kulub vee aurustumiseks. LH2O, mis on 2,3 korda 10 astmel 6. Nii, vaata. 10 astmel 6 on mega. 2,3 megajouli, 2,3 miljonit jouli. Miljon on 6 nulliga number, mis on 10 astmel 6. Nii, ja seda me korrutame veemassiga korda 3. Ja vaata, kui me 10 astmeid kasutame, siis me ei pea eraldi neid nulle arvutama, lihtsalt korrutame omavahel need kaks numbrit. 2,3 korda 3 on 6,9 ja 10 astmel 6 jääb paigale korda 10 astmel 6, mis on 6,9 megajouli energiat. 6,9 korda 10 astmel 6 jouli või siis 6,9 megajouli. Nii, ja M-etanool. LH2O on 2,3 korda 10 astmel 6 megajouli kilogrammi kohta korda 3 jagatud kasutegur 0,5 korda kütteväärtus 27 korda 10 astmel 6.
vaata, kui hea on, kui sa kasutad 10 astmeid. Sa taandad 10 astmel 6 maha ja alles jääb 2,3 korda 3 jagatud 0,5 ning jagatud 27. Nii, üles sa saad siia 6,9 ja alla saad 0,5 korda 27, mis on pool 27 ehk 14 ei ole, 13,5. Ja nüüd lihtsalt jagad 6,9 13,5 mis on 0,51 kilogramm etanoli. Selline peab nägema välja vormistus ehk eraldi on välja toodud andmed, eraldi on välja toodud see, mis on vaja leida. No, paneme siia kirja ka leida. Eraldi on välja toodud valemid, mida sa kasutad. Kindlasti on hea, kui sa näitad, kuidas sa lõppvalemit tuletad. Ja eraldi on välja toodud lahendus. Joonis ei ole kohustuslik. Joonis on hea sinu enda jaoks. Sul on lihtsamini aru saada, mis selles ülesandes toimub. Et kui see kõik hakkab niimoodi välja nägema iga ülesande puhul, siis selle ülesande parandajal on lihtsam ja meeldivam sinu tööd parandada ja sinu endal tekib selgem pilt peas füüsikas soovisõpetuses. Aitäh!